Tere, head inimesed, seisame minu kaduhauka kõrval ja tegelikult peab selle kaduhauka kohta natukene asju ära rääkima, sest seda on nüüd kaua tehtud ja kaudikene on ta saanud. Täna on siis see päev, kui me paneme nuppu ja teeme jutti. Juti idee. Jah. Juti idee. No teeme sellise väikse... Sõbrakesega väikse rahuliku sissesõidu niimoodi, siin tohi siis ju kohe niimoodi piitsa anda. Aga mis siin salata, peab tunnistama, et tegelikult see projekt läks veits näpu vahelt ära, sest maailm oli täis nii ilusaid juppe, mida kõike oli siia külge vaja keerata, et nüüd ta on sellisena siis põhimõtteliselt valmis saanud. Räägi, mis siis tehtud sai? Võtsime võtsime Firebolti, on ju? 2004 aasta 1200 Firebolt sai meil toorikuks. Esimene kõige suurem silmapaistvam asi on siin all 240 tagaratas. Siis läksid juba minu disainiga pidurikettad, rihmaratas puhtalt minu disainiga esimene rihmaratas, siis Kellermanni suunatuled. Need on need pisikesed junnid, on ju? Jah. Siis must tuuleklaas, lühikesed ASV heeblid, reguleeritavad igast asendist. Ja nii nagu arst kirjutas, siis loomulikult mattmust värv. Täpselt nii. No siis natukene plingi sai ka siia külje peale pandud, sest see Harley Skull logo sai siin aktsendiks mattmustale ja... See on jah minu tehtud poellide pool siuke asi, mis peab olema, et ilma selleta põhimõtteliselt ratas käima ei lähe, et heal juhul ühe silindriga lubab kuidagi, aga... Ilma selleta ma ei saa seda ratast kättegi sinu juures. Põhimõtteliselt ega see tõstuka alla ka ei lähe, kui siin korraliku süütekant peal ei ole. Ainus asi, mis veel siin jubedalt hinge häirib, on endal see, et see väike originaal esipiduri sadul jäi veel siia külge, et siia oleks hädasti vaja veel 8 kolviga piduri sadulat ja kõige suuremad peasilindrid, siis võiks juba asjaga hakata rahule jääma. Ja muidu sadul tuli veel teine juba non-slip nahast, et vähe seda matilikumat disaini anda kogu värviga rohkem kokku sulaks ja eks siin neid pisividinaid on veel kindlasti, lihtsalt mul silm enam ei haara neid nii väga, et minu jaoks on see kõik tavaline ja üsna söke lihtne. Mis siin nüüd veel teha jäänud on üldse, iseenesest võiks ju mingisuguse kukkumispunni sinna kunagi külge panna, et ühe sellise raami ma olen puruks kukkunud, et teist ei tahaks kohe minnagi. Et siin ongi, kukkumispunnid on täpselt siuke nii ja naa, et kas panna või mitte panna, see on juba iga inimese enda asi, et loomulikult turvalisuse poole pealt on see ülisuur pluss, kui ta küljes on, sest ükskõik kas või ratas niisama garaaži ukses kukub jala pealt pikali, siis vähemalt raam jääb terveks ja kindlasti ma panen peale veel siia Poelli läikivad mustad kirjad, et anda natukenegi siukest kontrasti juurde, sest eest on veel eriti hästi näha, kus on see läikiv must tuuleklaas läheb kokku mattmusta selle esikondliga, et niisugune perfektne kombinatsioon. Ja logod tulevad kindlasti siis kuni 2002 aasta malli logod, et vana stiili omad. Miks? No ta on vähe teistsugune, sest neid uue malli logod on ju absoluutselt kõigil alates 2003 kuni tänaseni on see tavaline klassikaline Poelli kiri. Nüüd on talle põhimõtteliselt jäänud külge panna ainult number, ja siis saab juba minna tegelikult välja mitte jutti tegema. Täpselt nii. Aga sõidame ikka. Ja see, kui ma rääkisin ennem, et projekt läks veits käest ära, läkski selles mõttes käest ära, et rattahind keris ennast ja siis juhtus sellesse suvesse minu suur eluprojekt, mis viis mind Mongooliasse ja Siberisse, kuhu siis läks kõik papp ka ära, nii et... Rahaga probleemi rohkem täna ei ole, seda lihtsalt ei ole. Et selles mõttes mingit probleemi ei saagi tekkida. Ja siia see ratas jääb ja nüüd tegelikult ongi see, et teeme taga selle sõidu ära ja siis paneme ta müüki. Tegelikult oli ka see, et üks asi oli sinu raha pool, teine asi oli ka minu poolt see, et kuna siin suvel nii megalt tuli muid töid ja asju peale, et ei saanud enam nii tõsiselt asjaga tegeleda, et siis läks ta lihtsalt pausi peale, et ei taha nagu talle mingisugused iluvigasid ja asju sisse lasta, et disaini poole pealt igati pidi, et nüüd see rihmaratasüsteem on jälle täiesti uus, et see on hetkel siis 3. 240 tagarattaga sikkel üldse ja siis siin on see kogu see ülekanne, kogu see väljaehitus ja kõik on nagu kõige paremini ära lahendatud üldse, et välg on ikka endiselt perfektselt tsentris, aga siin ei ole ühtegi vaheflantsi, ühtegi puksi, mitte midagi, et kõik on vastava disainiga tehtud, et istuks kohe kokku rihma õigel kaugusel ja kõik oleks nii, nagu peab.
toimetad siin tootearendusega. Absoluutselt, iga asjaga midagi paraneb, et see on absoluutselt kõikide ratastega niimoodi kogu aeg, et iga järgmine saab olema alati teistsugune, sest mingisugused pisiasjad on alati, mis jäävad ennast häirima ja sees närima. Ja muidugi üks asi, mida ma ammu tahtsin teha, oli tegelikult siin, et need Continentali rehvid all oleksid, et see on jälle midagi väga teistsugust, et see muster on lihtsalt nii sportlik ja agressiivne ja väljakutsuv, et see oli... Attack on siia kirjutatud. Täpselt, täpselt see, mis mul oli veel niimoodi õnnest puudu Poeli puhul, et rohkem nagu ei oskagi väga niimoodi välja mõelda uut huvitavat, et nii palju on, et ütleme, nüüd 2011 aasta tuli välja Ducati Diavel, kus on see esimest korda esimesena all 17 tolline 240 taagaitse, et sellel pillil on või 240, aga 18 tolli. Et nüüd ongi see, et täitsa vaatama, mismoodi see 17 tolline jääb, et ega ma õieti mäletan, siis see 17 tolline oli oluliselt kõrgema profiiliga rehv, et kui see nagu külje pealt vaatas, et ühe ratta teen kindlasti selle 17 oli see 240, aga samas mulle endale meeldib see 18 tolline isegi rohkem, ta nagu annab sellise jõulisema efekti sikli all, kui see veelgi suurema diameetriga on. Aga ei maksa selles mõttes mul nagu eituda, sest kui selle ratas on ära müüdud, siis vabaneb siit alt jälle mingisugust pappi ja hakkame tegema uut ratast ja siis ehitame juba Lightningu, sellepärast et tegelikult, mis siin salata, see Firebolt on kaugel sellest ratast, millest mina mõtlen. Aga toona ta lihtsalt juhtus kätte ja muud sükest head projekti. No oleme nüüd päris ausad väint, sinu need kauged mõtted, need ajavad mul hirmu peale. See ongi see, mis on ööseti magada ei lase, siis kui keegi näeb Freddy Krügerit öösel unes magada ei saa, siis ma näen sinu neid õudseid ideid, mis on siin välja oled mõelnud ja mulle rääkinud vahepeal. Aga nii palju ma olen vahepeal targemaks saanud, et kui me nüüd hakkame tegema seda Lightningut, siis paneme selle ilusate asjade kataloogiga ilusasti kinni ja lähme käime läbi näiteks mingid kaltsukad ja vaatame, mis me sealt saame. Tegelikult see summa keris ennast päris ilusasti, sest ei saanud ju ka mingisuguse lahja häälega tänavale tuisata ja sai siia äge Jardini sumps alla pandud veel. Täpselt, et selle summutiga tegelikult oligi see, et siin on antud juhul on all praegu Jardini alumiiniumsummuti, aga kuna ta jäi siuke haige võõrkeha siin all, siis sai ta üleni ära värvitud sinu lemmikvärviga, musta krobelisega, et kuna see on kuumakindel värv, siis see on täpselt ideaalne seal peal ja samas häält on juba inimesed kuulnud varem sellel, mis ma tegin ka laia taagaketsiga Firebolti, kus olid Matt Valged veelid all, siis seal oli sama summuti, et see on siuke hea jäme siuke traktori hääl, mis siit välja tuleb, et täpselt see, mis sinul õnnest puudu. Jah, praegu vaatan, et tegelikult ta näeb ikkagi väga ilus välja. sest ta tuligi täpselt selline, nagu ta pidigi tulema ainult. Oota, väit, sul olid ju mingid omad ideed ja kuidas see mõte nüüd siis nii kiiresti muutus? Need kanduvad üle Lightningu peale. Siis hakkad jälle öösiti üles ärkama higisena ja karjuma. Et tulen oma Nightmare'iga sulle tagasi siia. Ei ole hullu. Kõik läheb veel hästi väins. Ma olen veendunud, et head võidavad. Muidugi läheb. Selles mõttes ma usun, et kellegil on täpselt see ratas õnnest puudu ja kui tal on see õnnest puudu, siis minul vabaneb jälle vahendeid siit ja hakkame kohe tegema uut asja, millega siis proovime hulluks mitte minna. Nagu juures olevad pildid näeme, siis see meil väga välja ei tule, et hulluks ei lähe. Jah, aga samas on meil ilus hullus. Seda kindlasti. Nii, kuule, aga paneme käima ja teeme kapsu. No nii, käivitus hetk. Täpselt nii. Assa, kurat. Vaat see oligi sinul õnnest puudu väits.
pala. Tegelikult ratas on täitsa hea, natukene on vaja tühi käigu keerasin praegu madalamaks tal, siis käiguvahet on natukene liiga üleval, ei saa pihta õieti jalaga ja piduripedaal on natukene liiga all taga, et need veel paika ja siis on tipp-topp.